tere hommikust, kell on natukene 6 läbi ja täna tuleb selline natuke tavalisem video, et ma lihtsalt näitan, millised näevad välja minu sellised tavalisemad tööpäevad siin prepi ajal, kuidas ma toimetan ja mis ma teen. Nagu ma ütlesin, kell natuke 6 läbi, äratus oli parajalt vara, tavaliselt ongi mul selline 5:30, 6:37, et esimesse trenni jõuda ja kuna ma olen ka pigem hommikuinimene, siis mulle see vara ärkamine pigem meeldib. Mõni päev on ikka raske voodist välja saada, aga selle jaoks teeme siin kohe ühe korraliku kohvi ka. Hommikul esimese asjana ma tavaliselt kaalun ennast, hommikuti on ju kaal kõige täpsem ja seda on kõige parem võrrelda. Ja teine asi, mis ma hommikuti olen siin viimasel kindlasti teinud, ma alati õhtul panen endal veepudeli valmis, siis hommikul esimese asjana, kui ma tulen, ma saan lihtsalt juba ühe suure sõmu vett lihtsalt võtta. Keha on ikkagi terve öö ju dehüdreerunud, ehk siis hommikut veega alustada on lihtsalt väga hea variant. Ja kuna mul päeva eesmärk on vähemalt 3 sellist tühjaks juua, ideaalis rohkem natuke, siis mida varem ma sellega pihta alustan, siis seda kergem on seda täis saada. Peale seda, kui tavaliselt on kaalutud, siis nädalavahetustel või vabamatel päevadel lähen ma teen ka kohe väikse hommiku jalutustiiru, aga need päevad, kui mul on esimene trenn siis kas Solarises või Vanalinnas, siis neisse saalidesse ma saan jala minna, ehk siis ma alustan päeva hoopis hommikusöögi tegemisega, teen endale ühe korraliku pudru ja siis ma saan juba jala trenni andma minna, ehk siis saan need sammud ikkagi hommikul kohe vara sisse. Kui muidu tavaliselt ma alustasin enda hommikut alati siis kas riisihelbepudruga või vahest harva ka kaerahelbepudruga, siis viimasel ajal ma olen proovinud seda riisimannat, selle idee me saime Ammoonialt, et see annab lihtsalt palju rohkem mahtu, ehk siis siin dieedi ajal ju tahaks muidugi rohkem süüa. Nii et täna ma teen ka selle. Midagi keerulist õnneks pole, paneme lihtsalt veepotti ja laseme selle keema ja ütleme, see riisimannaga ongi hea see, et ta läheb hästi ruttu, saab valmis, ehk siis palju siin hommikul ikka aega toimetada on, mida kiiremini toidu valmis saab, seda kergem. Ehk siis tegelikult oluline ongi leida sellised toidud, mis ei võta kaua aega, maitsvad ja muidugi ka tervislikud, et siis dieedi pidamine ei ole üldse nii keeruline. Siia ma panen ruttu piimavee. Viskame selle keema, aga ei tohi ära unustada magusainet, kuna ma olen paras mõjesmoksis ja seda läheb mul päris korralikult. Puder võiks ikkagi magus olla, aga natuke soola ka maitsestamiseks. Nii. Ja siia lisan ma muidugi hiljem ka veel munavalge ja protepulbri, et lihtsalt natuke rohkem valku saada ja maitse läheb ka selle võrra muidugi paremaks. Samal ajal, kui pudruvesi keema läheb, siis paneme kohvi ka jooksma. Mulle meeldib selline parajalt kange kohv siia hommikusse, et see äratab lihtsalt keha ülesse ja ma üritan päeva jooksul neid energiajooke vältida. Ehk siis see on ka üks viis, kuidas seda kofeiini ikkagi saada, aga ilma siis selliseid tehislikke energiajooke tarbimata. Siis samal ajal kaalume kiirelt ka pudru välja, seda ma söön hetkel 100 grammi hommikuti. Et see dieet ongi lihtsalt mul erinev see, et me ei ole mul süsivesikuid nüüd hullult madalaks lasknud. Et kui eelmine aasta mul olidki, või eelmine hooaeg olidki mul siis sellised low- ja high päevad, low päevadel ma sõin äkki alla 100 grammi süsivesikut, siis see aasta me otseselt seda ei tee, lihtsalt jälgime kaloreid, makrod on paigas, aga see, et ma saan süsivesikut süüa, see annab tegelikult nii palju rohkem energiat ja ma tunnen, et lihased on ka rohkem täis. Ütleme, kui kaal võib-olla väga seisma jääks, siis kindlasti saaks rakendada seda lahendust ka, aga hetkel kaal liigub. Siin vahepeal ta jäi seisma, lasime kalorid natuke alla, nüüd on uuesti liikuma hakanud, nii et hetkel pole probleemi stressata ja hetkel ongi siuke 2 kuud võistlusteni jäänud. Ja ma üks päev siin Instagramis küsisin ka teilt, et te jätaksite mulle küsimusi, olgu see siis dieedi, trenni või üldse prepi kohta, siis üks küsimustest oligi see, et kunas võistlused üldse toimuvad. Esimesed võistlused on mul siis FitLab Cup, see on septembri lõpus ja teised on siis täpselt nädal peale seda, ehk siis oktoobri alguses. Et see hooaeg me teeme ka ainult 2 võistlust, võin öelda, et plaan on ka tegelikult siia kevad kohe otsa teha. Nii et kohe peale võistlusi väga tünniks ennast süüa ei saa, sest vormi on vaja hoida, isegi paremaks saada, et saaks siis juba poole aasta pärast uuesti lavale sihtida. Aga mine see tea, vaatame kõigepealt, kuidas see hooaeg läheb ja tulge kõik kindlasti siis septembris-oktoobris kaasa elama ka. Nii, puder on nüüd potti saanud. Õnneks ta saab suht ruttu valmis, paisub siin natuke veel. Siia, nagu ma ütlesin, läheb kindlasti veel ka munavalge
et lihtsalt jällegi, et valku juurde saada, pluss puder muutub kohe kreemisemaks ka. Et see tekstuur on tegelikult päris mõnus. Segame selle siia ruttu sisse, siis nagu ma ütlesin, läheb siia ka protepulber. Hetkel me kasutame seda Selected Snickerdoodle oma, see on üks parimaid, mis me saanud olema. Ta on selline parajalt tummine, et see on veel vist juba 4 kilo, mis siin läheb, nii et seda läheb omajagu. Ja ütleme, üks asi on see valk, mis siit saab, aga teine on lihtsalt see, et ta annab ka siukse hea maitse pudrule. Seda ma panen siuke 20 grammi siia kohe sisse. Segame veel ruttu läbi, ongi puder valmis, et tegelikult keema minemise aeg pudrul pluss siis asjad sisse, et tegelikult ta ei võta üldse kaua aega, et kes ütleb, et ei ole aeg hommikuti süüa teha, siis ma ei tea, ärka 3 minutit varem ja küll sa jõuad. Nii, puder on nüüd kaussi saanud, siia peale ma panen sellise vaarika toormoosi, et kuna praegu seda värsket kraami igalt poolt loodusest saab, tuleb ära kasutada, et see annab väga ilusti kihutaineid siia toidule lisaks. Et sööksin ma kaerelveputru, siis sealt tuleks juba automaatselt need kihutained ka, aga siin saab marjadega natuke lisaks panna. Viskame mõned terved marjad ka, kuna see puder on siuke parajalt lödi, et siis sellist natuke tekstuuri oleks. Nii, 130 grammi, kõik on muidugi välja kaalutud. Et võib vaikselt sööma hakata. Nii, aga söök mul valmis ongi, et ta ei tulnud küll võib-olla mis teab kauni välimusega täna, aga tähtis on ju maitse ja see, mis ma siit saan. Et ma teengi selliselt parajalt süsivesiku rikka toidu siia hommikusse, kuna mul on kohe tulemas peale klienditrenni ka enda kardio, pluss siis varsti peaks ka enda trenni ära tegema. Et hommikul puder on siuke kõige toitvam minu jaoks, hea kiire ja tõesti maitseb ka mulle väga. Aga siia pudru kõrvale või söögi kõrvale ma teen ruttu paar tööasja arvutis, vaatan võib-olla mõne kliendi kavad või trennid veel üle, vastan paarile meilile ja ega tegelikult pikalt jokutada ei saa, et siis on vaja juba ka trenni liikuda. Kuigi jah, mulle meeldib ärgata siuke 1,5 kuni 2 tundi ennem esimest trenni, et ma pigem ärkan natuke varem, aga ma saan selle võrra siin rahulikumalt võtta, kui see, et ma hakkan hullult hommikul kiirustama, selle läbi hakkan rohkem stressama, et kõik see pigem ärkan varem, jah, äratus on küll raskem, aga saan rahulikult võtta enda kohvit, enda putru nautida ja siis sean juba sammud vaikselt trenni poole. Hommikusööks sai söödud, nüüd ma olen juba teel enda esimesse klienditrenni, mis toimub täna siis Vanalinna džimis. Siia ette tulebki täpselt siuke väike paras jalutuskäik, et kuna ma ise elan ka suht siin kesklinnas, siis väike jalutuskäik tõmbab ilusti keha käima, äratab mind üles trenniks ja paneb ka tegelikult selle pudruportsu seedima, mis ma siin hommikul sõin. Näiteks teine kord ka, kui te ise tunnete, et näiteks peale lõunapausi sellist suuremat toidukorda tuleb siuke hull väsimus või kas või uni peale, siis tehke ka väike jalutuspaus näiteks, kas või ma ei tea, siuke 5 minutit, et see aitab ka lihtsalt samamoodi seedimise kohe käima panna ja ta aitab vältida lihtsalt seda veresuhkru kõikumist. Ehk siis ei teki sellist hullu crash'i. Et ma ise ka rakendasin seda ka näiteks enda off-seasonil või siis, kui ma pulkisin. Et üks küsimustest tegelikult, mis ma Instagramis sain, oligi siis see, et palju ma üldse off-seasonil kalorid sõin ja kui raske see mu jaoks oli. Ma tegelikult sõingi vist ainult siuke 4500 kõige rohkem, mis ma ütleks, et ei ole nii meeletu kogus, et eelmised hooajad ma olen kindlasti sellest rohkem söönud, ma ütleks sinna 5,5 kanti lausa. Aga jah, siis off-seasonil ma rakendasin täpselt sama liikumist, et peale suuremat toidukordi tegin väikse liikumispausi, see aitas lihtsalt toidu seedima panna, et ma jaksaksin varsti juba uuesti süüa. Ehk siis kui keegi teist on ka massi lisamisega hädas, siis sööge lihtsalt rohkem, liikuge sinna vahele, et kõht läheks kiiremini tühjaks. Nüüd siis on jah lihtsalt see, et aitab seedimise käima panna, ainevahetuse käima, ehk siis saame selle kaalu ehk kiiremini liikuma. Miks see liikumine täpselt sama oluline nüüd dieedi ajal siis on. Ma lähen annan enda esimesele kliendile trenni ära ja siis üritan ka enda kardio kohe sinna otsa teha. Parem oleks muidugi, kui ma teen jõutrenni ennem kardiot, et see põhifookus läheks sinna, aga ma lihtsalt tunnen, et ma niipidi viitsin ja jaksan rohkem, ehk siis ma annan trenni ära, teen kiire kardio otsa sinna pool tunnikest, siis liigun juba koju, võtan auto ja liigun järgmisesse saali, kus ma annan veel ühele kliendile trenni ja siis teen juba ka enda jõutrenni sinna otsa.
sain enda esimese klienditrenni antud ja on alati tore näha ju, kui inimestel on arengut, jõudu tuleb järjest juurde iga nädalaga ja nad on ise ka selle kõigega rahul, et see annab mulle endale ka sellist energiat ja motivatsiooni juurde. Seda sama energiat on mul siin praegu väga vaja, sest kardio on mul selline parajalt intensiivne. Ma teengi viimasel ajal kõrgus 10, kiirus 6-ga, et siis ma saan lihtsalt hästi samal ajal nii-öelda telefonis alla mingeid tööasju teha, aga samas pulss püsib ka parajalt kõrgel. Et hetkel ma teengi 3 korda nädalas kardiot. Kõik ongi siis täpselt samamoodi pool tundi ja täpselt selle sama kiiruse ja kõrgusega. Lisaks sellele kardiole mul ka muidugi sammud, ehk siis ongi 10 000 sammu päevas ja neil päevadel siis, kus ma teen kardio ka, siis ma lihtsalt üritan teha vähemalt 13 500 sammu. Aga hästi tihti ongi see, et mul on ikkagi palju klienditrenne, siis kipuvad need sammud kindlasti üle tulema sellest. Aga hetkel ma üritangi teha 4-5 klienditrenni maksimaalselt, kuna ma ikkagi panustan enda energiat ka sinna klientidesse, nende tegemisesse. Muidu ma olen õhtu lõpuks täiesti tössi ja ma ei taha, et mu trenni kvaliteet langeks selle arvelt, ma lihtsalt ise teen liiga palju. Et selle tõttu ongi 4-5 trenni päevas, sealt tulevad juba enamus sammud täis. Nii et ma enamasti pean ka ainult just puhkepäevadel minema tegema ekstra veel jalutustiiru, et kuna muidu ei saa 10 000 täis. Klientidega mul selles suhtes vedanud, et ma pole vist äkki, ma ei tea, üle aasta juba pidanud endale mitte mingit reklaami tegema, et enamus kliendid tulevad lihtsalt läbi tutvuste, läbi soovituste, et inimestele meeldib see, kuidas ma neile trenni annan, räägivad enda sõpradele, sõbrannadele, kolleegidele ja niimoodi tuleb inimesi järjest juurde. Nüüd hetkel ma olen väga tänulik selle töö üle, et ma saan siit kõrvalt nii ilusasti siis enda trenn, enda kardioid siia vahele sättida. Nad ei sega üksteist, et varasematel hooaegadel või just eelmine hooaeg oligi siis see, et käisin täiskohaga tööl, ma andsin kõrvalt juba natuke personaaltreeninguid ja siis sinna vahele veel enda trennid, enda kardiod, sammud. See oligi hästi tihti see, et ma jõudsin õhtuti lihtsalt koju. Ma olin täiesti laip omadega. Ma ei suutnud enam mõelda ka mõtteid. Jõuad koju, istud sinna diivanile, nii kotis, kui kotis olla saab. Et hästi palju mugavamaks on selle prepi muutnud ka see, et ma olen ise enda aja peremees. Ma panengi trennid sinna, kus ma tahan, sinna, kus ma saan ja ma üritangi trenne pigem sättida hommikusse. Et ma pigem teen hommikul kell 8 või kell 7 trenni, kui see, et ma teen õhtul kell 8 või kell 7. Tahest tahtmata õhtuks oled ju väsinud. Ja sama ka mu enda trennidega, et ma pigem panen need hommikusse, kui ma olen veel värskem. Ma jaksun ju rohkem ka pingutada. Aga ma pikalt ei jaksu lobiseda. Kuna tempo on parajalt suur, siis ma hakkan hingeldama, mul pulsi liiga lakke. Nii et ma teen siin mõned tööasjad endal telefonis samal ajal. Nii läheb aeg palju kiiremini ja siis liigun juba koju, saan väikse snäki ja järgmist trenni andma. Nii, aga kardio sai tehtud, pool tundi ülesmäge kõndimist. Päris läbi võtab, kuigi õnneks aeg läheb suht ruttu, et kuna ma teen telefonis samal ajal muid asju, siis see pool tundi läheb pigem ruttu ja mul ei ole kunagi õnneks kardio tegemisega probleemi olnud, et mulle pigem see meeldib. Kuna sellised soojad suveilmad ka, siis teeb asja natuke raskemaks, higistan päris korralikult, selle tõttu ma pean ka päris palju vett jooma. Täna see läheb mul juba 2 liitrine pudel ja siia ma lisan ka tavaliselt, kas just tavaliselt, aga ma üritan aegalt lisada sellist elektrolüüdilisandit, et lihtsalt natukene enda mineraalivarusi ka täiendada, eriti selliste palavamate ilmadega, pluss ta annab veele ka niisuguse kerge maitse. Et teil ka võib-olla, kellel siis vee joomisega raskusi on, tunnete, et ei suuda niisama sellist paljast vett juua, lisage sinna sisse midagi, olgu see lihtsalt mingi näiteks Himalaia sool, olgu see mingi elektrolüüdilisand, tehke see vee joomine endale ahvatlevamaks ja nii on ka palju kergem päeva jooksul enda siis vajaminev kogus täis juua. Aga mul on sellega ühel pool, liigun nüüd väikselt jala koju, saan natukene veel samme, et siis mul ongi juba, ütleme, kella 9-10 on siis vähemalt, üle poole päeva sammude täis, 6000 sammu. Küll need ülejäänud, mis puudu veel on, tulevad suht kergelt ülejäänud päeva jooksul. Üritan kindlasti väikse toidukorra süüa, kuna pudrust on nüüd natuke juba möödas ja et trennis ikkagi oleks seda plahvatust ja energiat, eriti siin prepi ajal, sest mida rohkem ma suudan enne trenni süüa või saan süüa, seda rohkem mul lihtsalt on ka seda tahet ja jõudu seal trennis pingutada. Aga ma liigun koju ja varsti näeme juba Rocca al Mare saalis.
Jõudsin Vanalinnast koju, tegin kiire pesu, nüüd on aeg väikseks vahepalaks. Selleks on mul sellised 2, ma ei tea, kuidas ma kutsun neid, võileiba. Siia läks lihtsalt 2 keedetud muna, natuke lahjat majoneesi, tomat, siis meesinep ja ma ei tea, tilli lihtsalt maitsestamiseks. Et ma söön need 2 ära, annavad parajalt valku, natuke veel süsivesikut selle trenni jaoks, mis mul tulemas on, ja siis veel 1 kohvi. Et kohvid ma üritan alati päeva esimeses pooles ära juua, et ma päeva teise poolde ei jäta, sest ta lihtsalt võib und mõjutada. Et mul osad kliendid ütlevad ka, et nad võivad kas või enne magaminekut selle kohvi juua, et see ei sega, aga no tegelikult uni ei ole võib-olla lihtsalt nii sügav. Et ma pigem alati soovitan, et ütleme peale kella 1-2 äärmisel juhul, peale seda enam kofeiini väga mitte tarbida. Et kui võimalus, siis jah, pigem päeva esimeses pooles. Söön nüüd ruttu enda need võikud ära ja siis juba sean sammud vaikselt roka poole. Et loodan, et see annab mulle piisavalt energiat üks korralik trenn teha. Aga head isu teile ka kõigile, kes söövad samal ajal, kui te vaatate. Nii, aga sai see vahepala söödud ja nüüd ma olen omadega otsapidi juba Rocca al Mare jõusaali, kus siis ma annan kõigepealt 1 klienditrenni ja siis ma teen ise ka 1 korraliku push day või noh, korraliku siis nii palju kui kannatab, sest ega see õlg annab mul siiamaani tunda ja ma ütleks, et raskused on mul näiteks, ma ei tea, mingi 20-30% kergemad, kui nad olid näiteks mingi aasta või 2 tagasi. Aga noh, kergete raskustega saab ka päris korraliku trenni tehtud ja ma usun, et saab rinna ilusti täis pumbatud. Ma loodan, et ma jõuan ennem kiirelt ka auto ära pesta, ennem kui ma trenn hakkab, sest sealt saab ju natukene ekstra samme ja mis ma seal autopesulas ikka istun, ma pigem lähen, pesen seal ise ruttu ära ja siis saab juba edasi saali liikuda. Esimeseks harjutuseks täna siis 75-kraadise nurga linkline lendamine ja tegin suht korraliku soojenduse siia, et vahepeal eelmine aasta ma olin suht laisk selle soojenduse tegemisega, aga nüüd see õlavigastus tuletas meelde, et tegelikult tuleb korralikult sooja teha, sest pärast seda ravida on veel tüütum, nii et pigem korralik soojendus, tegelikult trenn on ka parem. Aga ma esimest 2 seeriat tegin Breacheri pingi peal, sest pingid olid lihtsalt kinni, aga nüüd viimase 3. saab juba teha õige pingi peal, numbrid on täna nõks paremad, mis on ainult hea märk. Ja sellega saab õla ilusti ülejäänud trenniks soojaks ka, nii et vaatame, kuidas 3. tuleb. Teine harjutus on mul siis kaablitel ettekaldes lendamine ja seda ma teen ka hästi siis rinnafookusega, et ma proovin, et ma üldse siis õlast kaasa ei suruks puhtalt rinnale, kuna ikkagi mul see õlavigastus vahest annab tunda, et ta on küll paremaks läinud, lihtsalt võtab aega, aga siis on jah, hästi tehniline ja pigem kerged raskused. Et praegu ongi pigem see, et trennid on kompaktsemad, kui varem mul oli, ma ei tea, pikemad trennid, 1,5 tundi, isegi üle selle, siis nüüd ma saan enam-vähem 1:15 tehtud. Et ongi, kuna prep hakkab sinnamaale jõudma, siis mahtu on natuke vähem, selle eest näiteks seeriad ongi kergemad ja pikemad ja intensiivsus püsib ikka sama, et pingutama peab ikka sama palju.
Nüüd sai rinna natuke sisse töötatud, järgmiseks on siis flat press. Muidu see oli mul masinal HC-st pandud, aga kuna ma teen praegu gym'is, siis ma otsustasin Smithi kasuks. Saan samamoodi hästi tehniliselt teha, ei pea nii palju raskust peale laduma, aga saab samamoodi rinna täiesti läbi tõmmata. Tegelikult ju vahet ei ole, mis see kilo on, peaasi, et õige lihasgrupp töötab, aga no vaatame. Ma 80-ga ei ole see kava veel proovinud, vaatame, kas ta üldse liigub. Tuli ilusti ära, aga liiga palju tundsin, et ma surun õlaga, nüüd ma pean järgmise natuke kergemaks võtma. Et esimene oli ka ainult 8 reppi, siis järgmine on 10 ja võib, ma arvan, kilo päris julgelt kergemaks võtta, et ma ei hakkas tehnika arvet ohverdama. Alahindasin ennast, tegelikult see 60 liikus suht kergelt. Et ilmselt viimase 15 seeria ma võin sama raskusega kütta. Nii, esimesed paar harjutust tehtud. Vaikselt hakkab energia sisse tulema, aga prepi ajal siin see trenni tulek või see käima saamine on palju raskem, kuna lihtsalt toitu on ju vähem, mida ma söön, ehk siis seda energiat ennast käima tõmmata on ka palju vähem. Aga nüüd vaikselt hakkab pump sisse tulema. Trenn on tegelikult päris hea, raskused liiguvad, uued rekordid. Nii et selle üle ma saan ainult õnnelik olla. Ja üks küsimus, mis mul siin Instagramis küsiti, oli siis see, et mille järgi ma endal treenerid valinud olen. Et ma tegelikult ongi siin kulturismiga tegelemise ajal olnud 3 erinevat treenerit. Et 2021 oli Siim Savisaar, kelle alt ma esimest korda võistlesin. Sain väga hea vormi, siis paar aastat oli pausi, kus ma lihtsalt tegin trenni. Siis ma läksin Risto Sauli alla, tema tööga jäin ka väga rahule, sain samamoodi elu parima vormi. Ja nüüd siis käesoleva hooaeg treening koos Rasmus Klausega ja samamoodi tuleb elu parim vorm. Aga noh, eks ole loogiline ka, eks ma iga aastaga ise ju olen ka rohkem tööd sisse pannud. Vorm läheb aina paremaks ja siiani ma olen hetkel siis meie koostööga väga rahul. Ja selles mõttes ma leiangi, et see on mingil määral normaalne aeg-ajalt treenerit vahetada või noh, proovida erinevaid treenerid, kuna kõigil on natuke oma lähenemine, oma käekiri. Eks ma ise treenerina õpin ka kõigilt midagi uut. Nii et see on mulle mitmel määral siis kasulik selles suhtes. Aga jah, hetkel koostöö sujub, liigume õiges suunas ja eks see näe, mis see tulevik toob. Nii, aga 3. või siis juba 4, ma enam ei tea, harjutus on siis hantlitega incline surumine. Trend on juba parajalt läbi, kui varem ma ise alustasin kogu aeg selle harjutusega trenni alguses. Kui ma olin puhanud, siis nüüd on meelega mul siin trenni keskel, kus ründ on juba natuke väsinud, kuna siis ma ei saa ka nii heavy'ga teha, peangi natuke kergem, aga samas lihas on väsinud, ehk siis see tunnetus peaks teoreetiliselt parem olema. Et ma mäletan, ma siin aastaid tagasi tegin, vist äkki olen 56 kiloga teinud kunagi Tartu Taskus gym'is. Et maru tugev tunne oli ja nüüd ma olen 25 kilo peal, see tundub nagu meeletu langus. Aga vorm on ju tegelikult paremaks läinud, nii et see juba näitab, et võib-olla need raskused ei olegi nii olulised, et pigem just see tehnika ja see, kui intensiivselt või efektiivselt seda harjutust teed. Aga vaatame, kas ta üldse liigub täna. Aga üllatavalt kergeks jäi isegi, et järgmise võib veits raskema võtta. Et sellest sammu pole sellist trenni olnud, kus numbrid nii palju tõuseks, nii et see on ainult positiivne märk ilmselt. Et siin prepi ajal muidu ma olen isegi rahul, kui ma suudan samu numbreid teha. No nii, vaatame, kas ma läksin võib-olla natuke negoks ära, aga võtsin 5 kilo raskemat teiseks seeriaks, kus ma peaks juba väsinud olema, aga täna on kuidagi siuke plahvatus sees, nii et vaatame, kas liigub.
Viimane seeria ei tulnud päris 15 ära, nagu plaanitud oli, aga vähemalt liha sai korralikult täis. Ja tegelikult ongi öeldud, et need viimased 5 kordust ennem täielikku failure'it on need kõige efektiivsemad, mis kasvatavad kõige rohkem lihast. Neid lihast sai failure'ini viidud, nii et tegelikult ju vahet ei ole, mitu reppi mul tuli. Nii et ega pigem treenige intensiivselt ja ei ole hullu, kui mõni repp siia-sinna, peaasi, et see koormus on olemas. Nüüd on renn läbi küll, aga õnneks rinnaga on kõik ja nüüd saab rohkem õlga ja triitsa veel teha. Eelmine nädal ma olin märkinud, et see harjutus hakkas mul õlale ehk siis valu tegema ja ma pidin tehnika arvelt ohverdama, et ma see nädal raskust juurde ei pane, ma üritan lihtsalt selle võrra ilusama tehnikaga teha. Nii et vahest piisab ka sellest, et koormust lisada. Ei pea alati kilode võrra juurde panema. Aga vaatame, kuidas ta täna liigub, kuna täna on trenni algus kindlasti ka raskem olnud. Õlale ei hakanud, aga lihtsalt ei jaksanud enam lõpus. Eks lihased ole väsinud ka juba. Et mida kaugemal prepis olla, siis seda vähem ju trenni lõpuks energiat jagub. Et see on normaalne, et lõpuks täitsa ära väsid. Muidu mul seda masinat kavas ei olnud, või noh, mu kava on ehitatud üles üldse Haatsi gymmi järgi, ehk siis nüüd, kui ma käin siin gymmis, siis ma pean leidma lihtsalt võimalikult sarnased alternatiivid. Aga trenni saab igal pool tehtud, nii et ei ole hullu. Trenni lõpetame triitsaga. Triitsa on mul 2 harjutust. Nendega peaks triitsa suht läbi võtma juba, aga õnneks mul on iga nädal ka üks viimane trenn siis selline, kus ma käin korra uuesti nii käed, biceps, triceps kui ka õlad läbi. Nii et need saavad mul lausa 2 korda nädalas koormust. Nii, aga vaatame, kuidas see täna liigub. Trenni lõpetan ma veel pushdownidega, V-baariga alla surumine lihtsalt tõmbab triitsa veel korralikult läbi. Ja kui muidu mul on veel trenni alguses ja lõpus ka kõhulihasharjutused, siis täna mul jäi natuke aega kokku, et kuna mul õhtul on veel ülemistes 2 klienti, kelle vahel on juhuslikult siuke väike auk, siis kavatsen enda aega vähe paremini planeerida. Ma teen enda kõhulihased lihtsalt seal 2 kliendi vahel. Nii et siis hoian aega veits kokku ja saan kiiremini praegu lõunale ka. Nii, klienditrenn sai antud, väga tubli oli, tegi muud kava, sai esimesel korral väga hästi hakkama ja hea on näha, kui inimesed väljaspool trenne ka enda kohustustes kinni peavad, toituvad korralikult ja see väljendub ka alati vormis. Aga lisaks sellele siis tegin ka enda trenni, trenn tuli päris hea, jaks oli, aga nüüd tuli siuke kurb uudis, et ma olin enda kalendrit valesti vaadanud ja mul tuleb hoopis 1 trenn veel. Kohe verbis otsa ja alles siis saan lõunasöögi. Mitte, et mul trenni vastu midagi oleks, aga süüa tahaks küll juba. Aga lähen annan ühe korraliku trenni veel, õnneks energiat jagub, trenn tõmbas soo sisse ja siis juba koju sööma. Trenn tuhke ja lõug kergelt ülesse. Jõudsin lõpuks koju jälle, nüüd on lõunasöögi aeg, andsin Virbi gymmis ka veel ühe trenni Mortenile. Oleme temaga äkki pool aastat koostööd teinud ja ikka meeletu arengu on ta läbi teinud. Et kohe hea meel näha, kui inimesed on ise ka järjepidevad, tõesti tahavad seda arengut, see tuleb ka. Kaua ei lobise, kuna kõht on juba meeletult tühi, et mis siis, et ainult pool päeva on läbi mul siis, kuna ma olen ikkagi prepil, energiatase on kindlasti väiksem, see on siuke tunne juba, et läheks ööunne ära, et tänaseks aitab küll. Aga ma loodan, et see kiire toit tõmbab mul energia uuesti sisse, sest siis peab natuke veel paar tööasja siin arvutis tegema, saab võib-olla paar minutit chillida ja siis uuesti Ülemiste gymmi, et anda veel viimased trennid õhtul seal ka. Aga söögiks on mul siis hetkel riis, 100 grammi riisi, siin on kanafilee, 300 grammi kanafileed, siis usinalt värsked, tomat, kurk, marineeritud kurk, mõned tšillikaunad,
peale läheb sihuke sweet chili lahjakaste, et lihtsalt natuke maitsekam oleks ja kergelt sinepit. Ja muidugi siis Fanta Zero. Ma söön selle ära, tundub küll suur ports, aga ega tegelikult siin nii meeletult kaloreid ei ole, et pigem see värske kraam annab lihtsalt mahtu juurde. Aga ma söön ära ja siis saab juba edasi vaadata. Olen saanud mõned minutid siin nüüd natuke istuda rahulikult, paar kiiremat tööasja veel ära teha, mõned arved saata ja päris korralik uni tuleb peale seda lõunasööki. Aga kui vahest arvan, ma käin peale lõunasööki veel jalutamas, siis kuna mul täna niikuinii kohe on Ülemistesse minek, siis ma hetkel seda jalutustiiru ei teinud. Ja praegu hea meelega viskaks pikali magama ära, aga tegelikult ma vahest teengi sükse väikse lõunaune ka, kui mul vähega aega on. Seda juhtub küll päris harva, kuid see mõjub ülihästi, sest kui treenida nii korralikult, kui intensiivsus on laes, siis peab puhkama ka samaväärselt. Et kui tahad treenida nagu tippsportlane, siis puhka, maga ja söö ka nagu tippsportlane. Et selles suhtes, et ma kunagi nooremana tegin ka, ma ei tea, lausa 2 trenni päevas, 7-8 trenni nädalas. Et siis nüüd ma teen tegelikult poole vähem ja arengut ma ütleks, et on selle kohta isegi rohkem. Eriti te noored kutid, ma tean küll, käite korralikult trennis, aga siis puhake samaväärselt. Reaalselt võtke see aeg, puhake ja ärge ohverdage unetundide arvelt. Et kui sa tahad reaalselt tulemusi, siis magagi enda 8-9, miks mitte 10 tundi und täis. Et see on ju see aeg, kus su keha taastub, resetib ja nii tuleb ka tulemusi rohkem. Ma siin paar minutit veel tegutsen, proovin mitte silma looja lasta ja siis liigun vaikselt trenni, aga ennem kui ma ära unustan, siis mu küsiti Instagramis paar küsimust veel. Et üks neist oli siis see, et kui ma peaksin valima ühe asja, mida muuta, kui ma eksi siis oli toitumise juures, siis mis asi see oleks. Ja ma arvan, et see oleks lihtsalt see, et okei, ma pean paar tükki ütlema, ma ühega ei saa hakkama, aga võib-olla kui oleks üks asi, mida muuta, siis muutke seda, et tehke iseenda toidud. Absoluutselt kõik toidud, ükspuha mis see on, tahadki mingit magusat, tahad snäkki, tahad, ma ei tea, burgereid, friikaid, siis tee need vähemalt ise. Et ise tehtud toidud on selles mõttes ikkagi kvaliteetsemad, sa tead täpselt, mis sa sinna sisse paned, et see juba aitab selle toidulaua palju puhtamaks muuta, pluss see tõenäosus, et sa üle sööd, on palju väiksem. Et söö kas või seda, mis tahad, aga tee see vähemalt ise, et see on võib-olla üks väga suur samm juba toitumise paremaks muutmiseks. Ja siis teine, mida ma ei saa vähem olulisemaks pidada, on lihtsalt see, et söö enda valgut täis. Jälgi seda, et sa saad piisavalt valku ja see tõenäosus, et kõik seal ümberringi, süsivesikud, rasvad ka enam-vähem õigesti on, see on juba päris suur tõenäosus. Ehk siis valgut täis ja tehke iseenda toidud, et see juba muudab kogu selle toitumisprotsessi palju kergemaks. Jõudsin omadega Ülemistesse lõpuks, suutsin enda esimese klienditrenni juba ära anda. Nüüd mul on siin väike 20-minutiline auk, ennem kui järgmine klient jõuab. Ja nagu ma vist ennem juba ütlesin ka, siis ma kasutan selle väikse vaba aja siin otstarbekalt ära ja teen lihtsalt enda kõhulihasharjutused ära. Nagu hetkel vist näha on siis, et plank kergem oleks, siis ma viin enda mõtte mujale ja räägin täpsemalt, mida ma teen. Et mul on iga trenni alguses 2 ja iga trenni lõpus samamoodi 2 kõhulihasharjutust, ehk siis kokku saab päris usinalt kõhtu ka teha. Off-seasonil ma tegin kindlasti vähem, aga nüüd, kui prep on käimas ja vaikselt hakkab midagi alt välja ka paistma, siis tuleks ju natuke rohkem teha. Nii et ma teen need siin ruttu ära, kiire pesu ja siis üks klienditrenn veel ning siis saab juba koju puhkama küll. Väga tahaks seda juba. 10 sekundit veel. Hetke tõmban hinge, et nagu näha vist on olnud, siis päris tegus päev ja see annab ka enesetundest tunda, et energiavarud hakkavad otsale jõudma. Õnneks ma sain siin vahepeal ju kodus selle väikse lõunapausi teha, sain hetkel lihtsalt olla, et see kindlasti andis energiat juurde. Et ma üritangi tavaliselt päeva peale enda trennid ilusti ära jaotada. Mingil määral kergem oleks ühe jutiga kõik ära teha, kuid kahjuks kõik kliendid lihtsalt ei saa alati samal kellaajal, nii et mul enamasti ongi hommikul üks plokk inimesi ja siis õhtul teine plokk. Siis oleneb, kes tahab ennem tööd käia, see saab vähe varem käia. Aga kindlasti annab tunda, et mida kaugemale prepis jõuda, siis
seda vähem energiat jääb lihtsalt õhtu lõpuks alles, mis on samas ka normaalne. Et eks ma panustan igale kliendile ka maksimumi ja see võtab endast kõik natukene, aga mis teha, ma olen seda töö valinud, ma tegelikult naudin seda, et tegelikult võtabki seesama hetk lihtsalt mõtted kõigelt muult ära. Et trenni ajal ma olen 100% koha peal ja isegi kui on kõht tühi, siis see hetk kelle peale võib-olla nii palju ei mõtle. Nii et mingil määral see kindlasti aitab selle dieedi ja kõigega toime ka tulla. Aga selles suhtes ma ei kujuta ette inimesi, kellel on, ma ei tea, täiskohaga töö, võib-olla lapsed kodus, mingid muud kohustused. Et respekt kõigile neile, kes suudavad selle kõrvalt veel sellisel tasemel sporti ka teha või üldse tegelikult vormi hoida. Et see on ju selles mõttes vajab pingutust, aga eks enda tervise hoidmine ole oluline, nii et vabandusi leiab alati, samamoodi alati leiab ka siis lahendused, kuidas seda trenni ja kõike muud teha. Et alati ei pea ju nii ekstreemsusesse asja viima. Nii aga et ma ajaliselt järgmise kliendi trenni sisse ei jookse, siis ma lõpetan jutustamise ja teen enda viimased seeriad ka ära, kuigi üldse ei viitsi enam. No nii, jõudsin viimastest trennidest ka koju. Said trennid ilusasti antud, kliendid olid väga tublid selles suhtes. Ma neid trenne muidugi ei filminud praegu, kuna lihtsalt nii palju inimesi oli saalis. Et see oli viimane asi, millega ma seal praegu tegelema viitsisin hakata ja see on ka üks põhjus, et miks mulle ei meeldi õhtuti nii väga trenni anda või siis veel enam enda trenni teha. Sest lihtsalt saalid on palju paksemalt täis ja seda võib-olla masinate harjutuste vahetust tuleb tihedamini ette. Et see ei tähenda, et trenni teha ei saaks, kindlasti saab, eriti võib-olla neil, kellel lihtsalt ei ole aega hommikuti käia, aga jah, kui vähegi võimalik, soovitan hommiku poole trennis ära käia, sest saalid on tühjemad ja kindlasti on natuke mugavam neid trenne teha. Selles mõttes tööpäevaga on mul nüüd ühel pool, trennid said ilusti antud, nüüd on vaja veel trepist kuidagi üles saada, kuigi jalad enam hästi ei kanna ja üks korralik õhtusöök veel teha. Et õnneks ma jätsin parasjagu kalorid endale õhtusse, ehk siis saab veel normaalselt süüa ja ega siis natukene saab veel olla ja siis peaks juba magama sättima, sest homme on samamoodi suht varajane äratus. Esimene trenn on samamoodi 7:30 juba, aga õnneks siis nädala lõpus mul tavaliselt nii varajased hommikud ei ole, ehk siis saab natuke rohkem magada ka. Et ma üritangi enamus trennid sättida pigem nädala algusesse, esmaspäev kuni neljapäev, ideaalis laupäev, pühapäev jätta täiesti puhkepäevadeks nii trennis kui ka klienditrennidest, aga vahest satub ikka nii, et mõni klient võib-olla ei saa nädala sees, siis muidugi ma tulen vastu ja pakun nädala sisse ka, aga jah, tegelikult on vaja neid täiesti puhkepäevi ka, miks ma üritan niimoodi sättida. Et eriti siin jällegi prepil see paar täiesti vaba päeva aitab palju rohkem välja puhata, aga nüüd käbe tuppa ja teeb ühe korralikult maitsva õhtusöögi veel siia. Nii, päev ongi omadega õhtusse jõudnud, mul viimane toidukord ootab. Selleks ma tegin siis omleti koos lõhega ja magustoiduks on siis kohupiim. Kohupiim siin on natuke küpsist, kirsimoosi, magustatud siis steviaga ja siis üks selline 0 kalori soolakaramell või mingi karamell. Ühesõnaga siuke päris korralik ports. Kuna vaatasin, mul rasvu ei puudu, siis tegingi endale omleti koos lõhega, samamoodi väga maitsev. Et need õhtusöögid on mul siuksed kõige varieeruvamad. Kui hommik-lõuna on tavaliselt suht samasugused, siis jah, õhtul on pigem see, et vastavalt sellele, mis kaloreid või makrod veel saadaval on ja siis ka võib-olla see, mis isu tekkinud on. Ja kuna päev on pikk olnud, siis ma siin pikalt rääkida ei viitsi, ma tõmban enda söögid sisse. Need kõik muidugi ei ole mulle on need samad omlett ja kohupiim ainult, aga söön need ära, siis jõuab võib-olla natukene telekat veel vaadata, aga ja siis peab juba magama ka sättima. Et nagu ma ütlesin, siis äratus on homme päris vara, enamasti ma üritangi siuke 10, vahest lausa pool 10, vahest pool 11 magama minna. Et ma lihtsalt puhkaksin järgmiseks päevaks ilusasti välja ja oleks energiat siin prepil ka toimetada. Nii, aga head isu mulle ja kohtume teiega juba järgmises videos.